Nad on väga lähedased üksteisega. Eestil on asjad natukene teistmoodi. Nemad suhtlevad peamiselt, et leida lahendusi. Probleem vaja lahendus leida, siis need suhtlevad. Või siis olukordi, asju parandada. Vaja midagi parandada, siis need tunnevad otse nagu see suhtlemise kokku, et tööriista hakkab vaja leida. Või siis üleüldse probleem lahendada. See on selline meeste peamine lähtepunkt, miks nad suhtlevad. Meestega nii, vahel ma räägin ka Hermanile mingist asjast, et pead asjad on nii, asjad on naa ja siis enne kui ma jõuan oma lause lõpetada, on tema haaranud tööriistakohvri ja tormab midagi parandama ja ma räägin, et ma ainult räägin ja kõik, mis sa pead tegema, on see, et sa ütled, ahah. Nüüd ma olen vaikselt seda ära, et ma ütlen, jaa, ahah. Nii et siis mehed, pidage meeles, naised vajavad, et te oleksite kuulajad. Ära lihtsalt haara automaatselt oma tööriistakohvrit ja torma kas midagi parandama või kellelegi füüsilist noomitust tegema või midagi sellist, vaid lihtsalt istu kuule ja ütle, ahah. Ja naistele või siis tüdrukutele väike nõuanne, et äkki mehi, et kui võib-olla ei oska oma jutu hästi väljendada, et siis paluge aega öelda, et kuule nüüd mind palun ära ja siis arvutit või arvutimängu samal ajal mängi, siis sa kuulid taguleku. Ja kindlasti peab valima, kuna mida rääkida. Kui teine mängib arvutimängu ja küsida, et kas ma olen paks, siis ta vastab täiega. Siis võib-olla see ei ole see vastus, mis sa tahad kuulida. Jälle meie küsitlus Tartu Ülikooli tudengite seas näitas, et naised otsivad meestes head iseloomu, intelligentsust ja isikupära. Ja mehed otsivad head elimust, head iseloomu, tarkust. Tartu Ülikooli tudengid niimoodi palju. Aga kui võtta selline üks raamat, mis on mõjutud maailma võib-olla kõige rohkem, Piibel, siis see on ka väga huvitav välja öeldud, et mehed peaksid armastama naisi ja pingutama nende nimel. Ja naised peaks austama ja respekteerima meid. Mis on tegelikult öeldud välja seda, mida siis mees otsib ja mida naine otsib. Tarkus juba ammu kuskil tulemas. Kui nüüd rääkida romantilistest vajadustest meeste ja naiste suhetes, siis poisid teevad sellist romantikat natuke mängu. Ma teen midagi ja saan punkte selle eest. Suure asja saab 10 punkti, väikse asja saab 3 punkti. Näiteks viin 10 roosi, 10 punkti, viin 1 roosi, saab 1 punkti, päris hea. Või siis nad võivad unustada ära, et tegelikult lihtsa jalutuskäigu korraldamine võib tähendada tüdrukule sama palju kui mingisuguse koitloome kohale toomine ja mingid kuuvalged ballaadid esitab kuskil kitarrivalgele. Tegelikult naistele vist see ei ole päris sama kaalu. Jah, naiste jaoks on iga tähelepanu avaldus võrdselt nagu 1 punkt. Ja tüdruk tahab, et talle pidevalt armastust avaldataks. Ja kui see on poistele nagu natukene selline keeruline asi, mida mõista, siis võib-olla abiks see, kui ma ütlen, et kujutage ette, et naisel oleks ka nagu bensupaak. Aga vaata autole te panete bensiini sisse, siis auto sõidab ja viib teid, kus te tahate. Tüdrukutega on umbes samamoodi, et tüdrukutel on nagu selline emotsionaalne bensupaak, et te peate tüdruku sellist emotsionaalset bensupaaki pidevalt tähelepanu avaldustega toitma ja täitma. Yes, vähemalt keegi sai aru. Ja poisid jätke siis meelde, et te saate punkte väikeste asjades, näiteks kirjuta kirjake või tee kompliment või parandada arvuti ära, kingi lilli. Sellised väiksed asjad aitavad tüdrukul meeles pidada, et on tähtis su jaoks. Kogu asja võtt on teha seda pidevalt. Mitte niimoodi, et ma tegin täna ära ja kui midagi muutub, siis ma ütlen, et ma enam nii ei ole. Ikka pidevalt peab ütlema, sa oled ilus ja kõige ilusam. Millest tüdrukud punkte saavad? No, ikka peamiselt selle eest, kui poiss näiteks eksib, ma siin teil ees mingi jõhka vea ja siis Kristeli ütleb, mida sa tegid kõigi ees, panid metsa, vale, täiega. Nagu kui avalikult ei paranda vigu, siis poiss tuleb, see on hea tüdruk. Või siis, kui tüdruk kiidab teda rahvas. Või kui tüdruk kiidab teda rahvas. Ja Herman on absoluutselt kõige parem meeles kahtlemata. Või siis, kui
kui poiss teeb midagi, siis tüdruk ei õpeta. Kuule, sa ikka peaksid haamrit kasutama ja saega lööma. Ei mõju poistadest. Isegi kui poiss tahab saega lüüa, siis nagu tark oleks alustada. Kallis, ma tean, et sa oskad kõike nii hästi teha ja oled suurepärane meistrimees, aga kas haamrit oled proovinud? Aga jah, kui me hakkame otsi kokku tõmbama, siis me võime öelda selle lühikese jutu põhjal, et mehed ja naised erinevad dramaatiliselt. Me oleme füüsiliselt erinevalt kokku pandud, erinevused meie ajustruktuurides, siis seletavad, miks me erinevalt mõtleme või käitume. Me suhtleme erinevalt ja erinevate eesmärkidega ja meil on suhetes erinevad vajadused. Mehed vajavad respekti ja naised vajavad sellist hoolimist ja kiindumust. Erinevused on suured, vahel võib tekkida isegi tunne, et kuidas me üldse võime kokku saada. Lootust on, ärge andke. Mis me siis võime lõpptulemiseks öelda järgmiseks? Meeste ja naiste vahelised suhted, poiste ja tüdrukute vahelised suhted võivad olla hästi rikkad ja ilusad. Kui me anname võimalust teisele väljendada ennast nii, nagu temale kohane. Ja me teadvustame, et teine on erinev, kõneleb teistmoodi, väljendab ennast teistmoodi ja aktsepteerime seda. Mitte ei püüa muuta teda meheks või naiseks, et me anname ruumi üksteisele väljendada ennast nii, nagu me. Aga miks? Ma arvan, et paari suhted lähevad tihtipeale sellepärast lörvi, et me püüamegi üksteist muuta. Miks inimesed püüavad üksteist nii palju muuta? Ilmselt sellepärast, et me usume või me tahame loota, et see üks inimene täidab kõik meie vajadused. Ta tegelikult see ei ole. Et ükski inimene, ükskõik kui tore, ükskõik kui ilus, ükskõik kui vahva ta on, ta ei saa täita kõiki sinu vajadusi, mis sul on. Sellepärast, et ta on teine inimene. Nüüd, kui sa otsid midagi, mis täidaks kõik sinu vajadused, siis sa ei otsi seda ainult inimsuhetest. Või kui sa ainult otsid sealt, siis sa ei pruugi seda leida. Kui sa tahad, et sinu kõik igatsused oleks täidetud, siis tegelikult sa pead leidma midagi kõrgema. Midagi, mis on väljaspool inimkonda. Ja selleks ei ole mitte keegi muu teine kui looja. Looja, kes sind on loonud, ilmselt oskab ka midagi head sulle öelda. Ja kui sa mõtled, et päris hea mõte, kus ma selle looja lõin, siis sellega on asi liiget väga lihtne. Ongi kõik. Ja kui te mõtlete, aga mul on ikka küsimus, et kust ma ta tegin. Siis pärast tulge minu juurde, ma räägin kõik, mis mina tean. Ja kui see on teile abiks, siis mul on hea meel. Ja kui see ei ole teile abiks, siis ma räägin ühe meel. Siis te saate. Aga me täname kuulamast. Aga